Tere õhtust, 7 uudised alustavad. Tänase erisaate põhiteemaks on Mätas. Tuntud Eesti jalgpallur, kes oma olemise, ütlemiste, mänguoskustega on kodumaisel vutiareenil silma jäänud paljudele. Esmalt teeme otselültuse Hiiu staadionile ja küsime Erki Keskkülalt, mis on esimene asi, mis ka meenub. Kõige naljakam sinu juures tundub su nimi, kuigi öeldakse, et noori meest, aga mitte mehe mütsi, siis mõelda vaid Kevin Mätas või Maetas. Tegelikult, olema ausad, ajab naeru peale küll. Ma proovin siin väga tõsiseks jääda, aga ajab naeru peale. Aga nimi Eeriku meest, kes Nõmme on nii mõnelgi pea segamini ajanud, sest keegi ei saa aru, miks ta üldse omal ajal platsile sai. Meil on see võimalus küsida järgi ühelt tema treenerilt, kes teda usaldas ja kelle usaldust ta ei petnud. All the time when he came in the game, he was good for me because we was pre-season in Finland. We lose all the games, 8-0, 7-0. And our first game was supposed to be against Tevenbika when we came here, training game. And I make surprise, I put Maetas. And we drowned 3-3 in that games. Everybody, wow, what's happening? And I say, well, see, Lulu, I put one physical guy. And he was very good in that game. Getulio ei räägi tühja juttu. Aasta 2008 ja 19 juuli. Eesti meistriliigas mängiti 3 kohtumist, milles ühes oli Nõmme vastamisi Tallinna Kaleviga. Selle ajaloolise matši oleks kaotanud või heal juhul viigistanud, kuid siis astus mängu tema ise. Mätas. 3-2 on tänaseks ajalukku raiutud. Mille peale saab minna? Ja oli natukene eemalt ja nüüd tuleb Irma. Mis aga juhtus siis? Kuna selline väravamasin hakkas silma paljudele, oli selge, et piiritagused lepingud on vaid aja küsimus. Aga ometi jäid need tulemata. Miks? Selleks oleme loonud telesilla mehega, kes tunneb kõiki, kes kas või korra on Nõmme särki kandnud. Kas vastab tõele härra Kaldmaa? Kevin Mätas. Ma tunnen väga ammu juba, kui ta oli Tallinna jalgpalliklubis. Meie vana jalgpallikorufee Benno Taela juures. Seal rühmas ta oli üks tugevamaid ja elavamaid poisse. Muidugi pärast, kui meie teed läksid kokku uuesti Nõmme, siis seal me kohtusime 3 aasta päris tihedalt. Aga siis sa oled ju õige mees vastama ka küsimusele, kas oli laisk, ei teinud trenni või oli tegemist ikkagi tööloomaga? 1 aasta Kevin tegi nii hoolega trenni, ma mõtlesin, et ta vist kindlasti nüüd tõuseb kuskile väga heasse, ta tegi tõesti kõvasti trenni, aga nii ta nagu jäi. Rääkides kui inimesest koorub välja, et andekas, töökas, aga ka sirge seljaga. Ehk päris iga mees talle kõike näkku ei ütle. Härra Kaldmaa, kas oli vahel probleeme? Muidu me olime väga head sõbrad ja saime hästi. Ükskord oli meil väikest tõkka. Ta ütles mulle päris teravalt, aga see asi on ununenud. Ja nüüd, kui me näeme, kallistame ja oleme head sõbrad edasi. Sama kandus üle ka platsile. Gattuso ja nende meeste vahele saab panna võrdusmärgi või sobib teda võrrelda kellegi teise, mõne jutumehega? Ma ei saa öelda, et sa iga treeneri unistus oleksid. Selles mõttes, et mingid Risto kägulikud jooned sunnivad mind nii mõtlema. Võtad ikka palliplatsil järjepideva kindlusega ette nii staažikaid kohtunikke kui ka loomulikult ruukisid. Aga see selleks, et vahel peab ütlema ja äkki sa tunned, et sa oled just see õige inimene. Seda ütlema ja välja elama. Läheb juba huvitavaks, kui meie toimetus võttis ühendust meestega, kes platsil hindavad ehk kohtunikega, läks asi alguses päris inetuks. Selline oli vilemees Marek Lillmaa esimene reaktsioon, kui ta kuulis nime Mätas.
ja oota, kuidas putstari jooks kinni või? Härra Lillmaa Mätas. ei kiilu kunagi kinni. 49 kollast kaarti ainult jutustamise eest, see on mitteametlik maailmarekord. Meie riietusruumi uks on sinu jaoks alati avatud. Oota, seda peab nüüd korra uuesti kuulama. Tüdrukud, mis Tuljule öelda on? Meie riietusruumi uks on sinu jaoks alati avatud. Palju õnne! Kevin! Ja ega polegi muud lisada, kui palju õnne Kevin! Soovivad kõik sinu arvukad sõbrad ja tänase saate kangelased. Kogu täiega mind sai, elan ainult sulle vaid, suure üksinduse sees, ennast laulan unele, mulle nii sa teed. Too päike ütlesid, ise öösse armusid, kõik need meie muinaslood. Siin on ühes laulus koos, nagu saiamood. Kuulun sinule, sina minule, kuid ei saa. Kuulun sinule, sina minule, kuid ei saa.